Head praegused ja tulevased ajateenijad. Peatselt on algamas teie teenistus Eesti Kaitseväes, mil te hakkate täitma Eesti riigi kõige tähtsamat ja auväärsemat ülesannet, kaitsta Eesti riiki ja tema kodanikke. Ma usun, et nii mõnigi teist tunneb eelseisva teenistuse elevust ja ärevust. Ja see on muidugi täiesti normaalne, sest teid ootab mugavustsoonist väljumine ja enne teid on üle 60 000 eestlase samamoodi seda tunnet tundnud teenistusse asumise eel. Ees ootavad teid mitmed uued elamused ja väljakutsed, mille käigus saavad praegu veel võõrastest nägudest peatselt teie lähimad relvavennad, kellega koos teenimine saab olema tõeline privileeg. Ma soovin omalt poolt saata teid teenistusse teadmisega, miks just teie roll on oluline Eesti riigi kaitsele. 100 aastat tagasi võitlesid samasugused noored sõdurid nagu teie täna välja Eesti iseseisvuse suurvõimude käest. Ja ega paljud ei uskunud, et see on võimalik, aga vabadustahe võitis palju suurema Vene väe. Mitmed andsid selle eest ka oma elu. Et seda vabadust hoida, vajab Eesti mehi ja naisi, kes oskavad ja on valmis seda kaitsma ka relv käes. Sest me peame näitama enda vastastele, et suudame ennast kaitsta nii iseseisvalt kui ka üheskoos, koos meie liitlastega. Ning siinkohal ongi võtmetähtsusega iga üksik ajateenija ja tulevane reservväelane. Eesti on väike riik, igaühe panus loeb ja iga välja koolitatud Eesti sõdur on üks sõdur rohkem, kellega meie vaenlane peab arvestama. See tähendabki Eesti iseseisva kaitsevõime arendamist, näidata vastasele, et agressiooni puhul on neil rohkem kaotada kui võita ja et me suudame ennast kaitsta liitlaste saabumiseni. Loomulikult oleme me väiksemad kui meie idanaaber, aga meie vägi on piisav, et anda vastasele märku, et siia ei tasu oma nina pista. Eesti julgeolekupoliitika alused ütlevad, et Eesti hakkab vastu ükskõik kui ülekaalukale vastasele. Kahjuks me ei pea kodumaast kaugele vaatama, et näha kohti, kus meie idanaaber on sõjalises konfliktis naaberriigiga. Venemaa okupatsioon Gruusia aladel, Krimmis ja sõda Ida-Ukrainas kestab tänaseni ning 6 aasta jooksul on seal langenud üle 13 000 inimese. Et säärane kurb saatus ei tabaks ka Eestit, sinu perekonda, sõpruskonda, et sa saaks elada vabas Eestis kartmata sõjalist invasiooni, selleks vajab Eesti välja koolitatud reservarmeed, mis oskab meie riiki kaitsta ning just sina, praegune ajateenija ja tulevane reservväelani, täidadki seda tähtsat rolli. Eesti armee on rahvaarmee. Oleme väike rahvas ja meie armee koosneb valdavas enamuses neist, kes rahuajal teevad oma igapäevast tööd väljaspool kaitseväge. Nad on ettevõtjad, puussepad, arstid, mesinikud, IT-mehed ja palju muud. Aga nad on kaitseväes välja õpetatud ja nad on valmis oma riiki kaitsma. Sinu panuse eest on Eesti ühiskond tänulik ja uhke su üle ning ka meie liitlased hindavad Eesti sõdureid väga kõrgelt. Õppused on näidanud, et meie ajateenijad ja reservväelased ei jää millegi poolest alla professionaalsetele sõjameestele. Seega hoidke seda mainet kõrgel ja tundke ka ise end üle uhkust, sest te kannate oma vormi käsivarrel just Eesti Vabariigi lippu. Meie kõrval seisavad ka meie liitlased, kellega te teenistuse ajal kindlasti kohtute ja kindlasti saate ka sõpradeks. Nad on Eestis kohapeal väga olulise eesmärgiga kaitsta Eestit ja kogu NATOt ning näidata, et Eesti ei ole enam mitte kunagi üksi. Soovin teile head teenistust ning olge avatud kõigile neile kogemustele. Võtke absoluutselt kõike oma teenistusest, mida võtta annab. Nende kiirete kuude jooksul saate te õppetunde,
aga saate ka sõpru terveks eluks. Need on sõbrad, teie kaasteelised, kellega on hilisemas elus koos hea ja kindel käia. Ja kui te kunagi leiate ennast metsas öösel külma vihma käes postil mõtlemas, et miks see ajateenistus õieti vajalik on, siis tuletage neid sõnu endile meelde ja meenutage ka neid, kes 100 aastat tagasi andsid oma elu vabadussõjas selle eest, et Eesti saaks olla iseseisev ja vaba. Võib-olla siis see külm ei tundu enam nii käre ja vihm nii niiske. Jõudu teile kõigile!